Tallinnas tegutseb kokku 8 päevakeskust. Seal saab huvitegevust, sporti, korraldada sünnipäevi, aga mis peamine, saab kodust välja. Näiteks Kristiine päevakeskus alustas oma uut hooaega. Tähtis ongi suhtlus, et inimene saab tulla välja oma need kitsad mõtted, mis tal kodus võivad tekkida, nagu praegu meid hirmutatakse, vabandage väljenduse eest televisioonis lausa otse, siis see inimene satub paanikasse. Minul on näiteks mitu inimest helistanud isiklikult. Kuule, kuidas sinuga on? Tähendab, inimene kardab paanist. Me ei tohiks meediast niimoodi hirmutada inimesi ikkagi, sest need inimesed on sõja üle elanud ja väga palju raskusi näinud, kes praegu, täna on meil 90-aastane juubel siin näiteks varsti. Ja inimene käib iga päev võimlemas, iga kord siin tähendab. See on näitaja. Ma kuulsin, et programmi lülitatakse ka kung fu. Mis see veel on? Enesekaitse. Tõsi või? No sinna... Ja selleks, meil seda vaja ei ole. Kristiine tegevuskeskus vahendab ka toidupakke abivajajatele. Toidupakke sel korral jagasime 900 inimesele, 700 nendest pakkidest olid ukrainlastele, 200 on linnaosa abivajajatele, et kelle sotsiaalhoolekande osakond on suunanud pakki järgi. Siin pakutakse eakatele kõik võimalikke teenuseid, mida neil on vaja, alates koduhooldusest, toitlustamisest, huviringideni välja. Midagi on keskusest puudu ka, mullivann, saunad. Sauna kindlasti puudu, dušš on puudu. See on kõik raha eest. Aga see on kõik raha eest, milleks me siis peame olema koju, peseme seal ennast. Et see on nagu ka selline kogukonna nullpunkt teie jaoks, kus te lahendate nagu probleeme, samas lõbutsete ka. Ja meile kuulame muusika, me tantsime siin, meil on näiteks, näete praegu kuulete ilusat muusikat sealt, meil oli sünnipäev. Esimese osa me tantsisime, lauldsime seal ja siis võimlemisime. See on ju liikumine. Tähendab, see inimene, kes on kodune, ta peab ka liikuma. Selleks, et olla liikuv, ütleme, elu lõpuni ei peaks abi paluma kuskilt mujalt.